Pärsia muinasjutt. Pärsia kass. Elas kord üks poiss, tema nimi oli Ekpall. Ta oli arukas ja kärme, kuid tal polnud siin ilmas kedagi peale ühe vaese vanaeide, kes tema eest hoolitses. Neil polnud midagi ja nad elasid nii vaeselt, et sageli kui sõid lõunat, siis ei jäänud midagi õhtusöögiks või kui sõidki õhtusööki, ei jäänud midagi hommikuks. Ekpall teenis vähe ja nende elu oli raske. Aga linnas, kus nad elasid, räägiti sageli maast, mille nimi on Kašmiir. Kõik arvasid, et teist sellist maad nagu Kašmiir pole olemas. Seal elavad mehed ja naised üksmeeles ja rahus ning peavad pidu ja lõbutsevad hommikust õhtuni. Inimesed ei tunne ei haigust, kurbust ega vaesust. Mitte keegi sellel maal ei kannata ei nälga, külma ega kuuma. Tänavad on sillutatud kulla ja hõbedaga, jões aga on liiva asemel kalliskivid. Kes iganes kuuleb selliseid jutte, ohkab sügavasti ja mõtleb. Hea oleks minna Kašmiiri. Ka meie Ekpall, kui tal oli raske, unistas Kašmiirist ja mõtles, kuidas sinna pääseda, et võtta kivi sealsest sillutisest, koguda liiva nende jõgede kallastelt ja tuua kõik see kodu kohta, et hakata elama rahulikku elu koos vanamemmega, kes oli talle ema ees. Kord hommikul ärkas Ekpall ja nägi, et pole isegi kuivanud leivakoorikut suhu pista. Ka lõunasöögiks polnud midagi paremat loota. Siis võttis Ekpall kepi ja ütles eidele. Hüvasti, ma lähen ära. Ma lähen ära. Kuhu? Küsis eit. Kašmiiri. Kuhu? Kašmiiri. Mida sa kaasa mõtled võtta? Ühe mõtte, mis mul pähe tuli, vastas poiss ja asus teele. Ta läks linnast välja ning seadis sammud Kašmiiri poole. Kuni temast sõitis mööda karavan. Karavani juht nägi Ekpalli ja kutsus ta lähemale ning küsis. Pojake, kuhu sina lähed? Kašmiiri. Kuidas su nimi on? Ekpall, vastas poiss. Karavani juhile meeldis see nimi ja ta küsis. Kuidas sa küll jõuad jala ära käia 100 vaarsangi? Püüan kuidagi moodi, vastas Ekpall. Ka karavan läks Kašmiiri poole. Karavani juht ütles Ekpallile. Näha, et oled tark poiss. Võtan su karavaniga kaasa. Ta käskis oma teenritel panna Ekpall eesli selga istuma ja koos läksid nad edasi. Ja Ekpall jõudiski Kašmiiri. Käis ringi ja nägi, et polnud seal mingeid kalliskive ja jõe kallastel oli vaid päris harilik liiv. Ta uitas tänaval, kuni saabus õhtu, aga siis hakkas ta tundma, et kõht on tühi. Ta jäi peatuma ühe maja juurde, silmade ees läks mustaks ja jalad muutusid nõrgaks. Ta istus kivipingile maha ja hakkas omaette kõnelema. Ja saaks nüüd klaasikese vetki. Kõht on nii tühi, et isegi ööbida pole kusagil. No küll ma tegin rumalasti, et sellele maale sõitsin, kui ainult tuul mu üles tõstaks ja koju tagasi viiks. Nii ta rääkis, valades kibedaid pisaraid. Sel ajal tuli turult tagasi kokk, kes elas selles majas. Ta kavatses just sisse minna, kui nägi poissi ja küsis talt. Keda sul vaja on? Ei kedagi, ma lihtsalt väsisin ära ja puhkan jalga. Tõuse ja hakka minema, ütles kokk. See koht pole hulkurite jaoks. Hei, poiss! Karjus ta. Kas sa ei saa sõnadest aru? Ma käskisin sul ära minna. Käi minema, muidu viskan sulle pesuvett kaela. Nende sõnade peale ilmus välja peremees. Ta oli hea ja õiglane inimene. Milles asi on? Küsis ta. See võllaroog siin istub ega ei lähe ära, kuigi ma käskisin tal seda teha, vastas kokk. Peremees vaatas poisile otsa ja taipas, et too on võõramaalane. Kust sa tuled? Kuidas on sinu nimi? Ekpall. Milline hea nimi sul on, tähendab õnne. Miks sa siia tulid? Vannun Allahi nimel.
vastas Ekpall. ma kuulsin kodulinnas, et Kashmir on suurepärane maa, et siin pole nälga ega kurbust. tänavad on kivide asemel sillutatud kullaga, jõekaldal on liiva asemel kalliskivid. nii ma tulingi, et võtta kõigest sellest natukene endale. peremees hakkas naerma ja ütles. võtsid ehk kaasa kohe mitu kottigi. siis hakkas tal Ekpallist kahju ja ta pani ette. tõuse, tule majja. kas siin on vaja tööd teha, et kulda saada? võtan su enda juurde tingimusel, et sa hakkad tööle. annan sulle kerget tööd, millega sa hõlpsasti toime tuled. oled kokale abiks. Ekpalli rõõmul polnud piire, ent kokk ei sallinud teda algusest peale. ta hakkas tema kallal norima ja talle kõige ebameeldivamaid töid andma. kord saatis ahjulõõre puhastama, kord rasvaseid nõusid pesema, siis käskis puid nii raiuda, et halud saaksid võrdsed. hommikul ja õhtul pidi ta veel põrandaid nühkima. Ekpall täitis püüdlikult kõik ülesanded, aga ikka ei olnud kokale miski meelepärane ja ta kirus. küll on laisk poiss, ainult süüa ja magada oskav, aga tööst hiilib kõrvale. teinekord hakkas ta kohutavalt sõimama ja lõi Ekpalli kulbi või sõelaga. kord, kui ta Ekpalli peksis, tuli juhuslikult kööki peretütar. tema nimi oli Rohsaare ja ta oli Ekpallist paar aastat noorem. ta hakkas kokaga pahandama. kuidas sa julged seda õnnetut poissi peksta? kui sa veel teda lööd, lähen ja ütlen isale ja ta kihutab su minema. kokk hakkas sest peale Ekpallit veelgi rohkem vihkama, aga ta ei julgenud poisile enam kallale minna. kuid Ekpallil oli juba uus mure platsis. toapugerik, mis talle anti, oli hõre ja auklik. vaevalt sai ta öösel tule kustutada, kui tuppa tuli paksult hiiri. tema aga kartis neid hirmsasti. öösel ei saanud ta nende pärast magada. päeval ei läinud nad temal meelest. silmad hakkasid tal magamatusest punetama ja laud läksid paiste. kord nägi teda sellisena Rohsaare ja mõistis, et poiss pole maganud. miks sa öösel ei maga? hiired ei anna rahu. ma aitan sul neist lahti saada, ütles Rohsaare. ta võttis taskust natuke raha ja ulatas Ekpallile. mine homme turule ja osta endale kass. las elab sinu toas. pärast seda ei julge ükski hiir sind tülitada. Ekpall tegigi nii. ta läks turule, ostis koheva pärs ja kassipoja ja tõi koju. juba esimesel ööl püüdis kassipoeg pool tosinat hiirt ja pärast seda ei julgenud hiired enam oma nina sinna tuppa pista. Ekpall aga sai endale hea sõbra. Nad elasid toredasti kassipojaga ja nii kestis see seni, kuni Kashmiri ilmus üks meresõitja. see meresõitja käis kord aastas selles majas ja kogus peremehelt, tema naiselt, lastelt ja teenijatelt kokku kõik, mis nad tahtsid maha müüa. siis viis ta need asjad laevale, müüs kaugetel maadel maha ja tõi raha tagasi, võttes osa vaevatasuks endale. kui meremees tuli, kutsus peremees kõik kodused suurde tuppa kokku ja teatas. kes aga midagi tahab müüa, tooge see meremehe kätte. kes aga tahab midagi müüa, tooge see meremehe kätte. kes tahab midagi müüa, tooge see meremehe kätte. igaüks tõi, mis tal oli. siis nägi Rohsaare, et Ekpalli pole toas. ta läks talle järele ja ütles. Ekpall, too ka sina midagi. Ekpall, too ka sina midagi. see meremees müüb maha ja toob sulle raha. no aga mul pole midagi, vastas Ekpall. too oma kass. ta tõigi kassi, kuid peremees, meresõitja ja kõik kohalviibijad hakkasid naerma ja tema üle nalja heitma. kohe näha, et tahad palju raha saada. meremees ei tahtnud kassi võtta, aga Rohsaare hakkas ise paluma. võtke ikka, Ekpallil on ju nii piinlik. Rohsaare oli ainus tütar.
ja isa armastas teda väga ning tema pärast palus ta meremeest kass kaasa võtta. Meremees seadis laeva sõidu valmis ja järgmisel päeval purjetas minema, aga Ekpall jäi kurvaks. Tal oli kassist kahju ja pealegi kartis ta, et hiired ei anna talle jälle rahu. Rohsaare taipas, et Ekpall nukrutseb kassi pärast. Järgmisel päeval andis ta talle raha ja ütles, osta endale uus kass. oi jah, Nii Ekpall tegigi. Möödusid päevad, nädalad, mitu kuud. Ühel ilusal päeval teatati, et meremees on tagasi. Suurde tuppa kutsuti kõik majaelanikud, et kätte anda teenitud raha. Kõik olid elevil ja rõõmsad. Ainult Ekpall ei julgenud häbi pärast oma toast välja tulla. Kui kõik olid koos, vaatas meremees ringi ja ütles, no kõik on kohal. peale kassi omaniku, miks siis teda ei ole? kõik arvasid, et meremees tahab Ekpalli kulul nalja teha. Ka Ekpall ise arvas nii ega tahtnud tulla. Ta tiriti poolvägisi kohale. Meremees andis kõigile teistele raha kätte, jäi vaid Ekpall. Siis asetas meremees põrandale ühe koti kalliskividega, teise kuldrahadega ja kolmanda hõberahade, teemantsõrmuse ja smaragdsõrmusega. Selle peale ta ütles, see on tasu Ekpalli kassi eest. kõigil vajus suu imestusest lahti. Siis küsis peremees, meremees, kas kogu see raha on ühe kassi eest? jah, vastas see. kuulake, ma jutustan teile, kuidas kõik oli. kui laev minema purjetas, hakkas puhuma tugev vastutuul ja kandis meid avamerele. me ei saanud midagi parata ja laev sõitis kaugele neegrite maarannikule. me heitsime ankrusse ja läksime kaldale. kohalikud inimesed nägid laeva, läksid pealiku juurde ja kandsid talle ette. pealikule meeldisid valged inimesed väga ja ta saatis oma saatjaskonna meile järele. meid viidi tema majja. miks te meie randa tulite? me ei oleks ise tulnud, meid ajas tuul. aga mis teil laevas on? kõiksugu kaubad müügiks. pealik tahtis kaupu näha, aga enne kostitas meid. laotati laiali laudlina, toodi kokku igasugust söögikraami. järsku nägime, et seintelt hüppasid otse laudlinale ja taldrikutele hiired. siis küsisin mina, kuidas te võite rahulikult süüa, kui teil on nii palju hiiri? aga me ei saa sinna midagi parata. oot, aga meil on üks ilus loom. niipea kui ta kohale ilmub, jooksevad kõik hiired laiali. ma saatsin kohe laevale kassi järele ja niipea kui ta tuppa tuli, hakkas hiiri püüdma. ta püüdis kinni 3-4 hiirt, ülejäänud pugesid peitu. kass aga tõusis tagajalgadele ja istus meie kõrvale laua taha. pealikule meeldis kass sedavõrd, et ta andis tema eest kulda, hõbedat ja kalliskive. Nad saatsid meid auavaldustega teele ja olid kassi üle ütlemata rõõmsad. Ekpallile naeratas nüüd tõepoolest õnn. tänu kullale ja kalliskividele oli ta nüüd peremehestki rikkam. teenrid hakkasid peremehele kõrva sosistama. see on ju teie raha, kass sai ju teie raha eest ostetud. kui Rohsaare poleks poisile raha andnud, mille eest ta siis kassi oleks ostnud ja selle varanduse saanud? Ent peremees oli õiglane ja ütles, kõik see varandus kuulub Ekpallile. see on tema õnn. aga Ekpall vastas, õigupoolest kuulub kõik Rohsaarele. muinasjuttu lugesid Krista Jürgenson ja Margus Prangel. Von Kleeni teater, märts
2020